Tere tulemast tagasi Libra Luresi kanali uude videosse. Minu nimi on Hubert ja täna tahan teile tutvustada veel üht lant, millega saate püüda just selliseid kalu. Ja see on largo. Nagu te ilmselt isegi näete, pakub Libra Lures laia valikut lante forellipüügiks, kuid need landid sobivad suurepäraselt ka säinase, valge kalapüügiks ning ka ebatavalisemates vormides nagu troutarea. Troutarea ehk meetod, mis muutub üha populaarsemaks kogu Euroopas, üle maailma ja ka Eestis. Me pakume lante mitte ainult tüüpiliseks forellipüügiks, vaid ka universaalseks kohandamiseks teistele püügiviisidele. Ehk tegelikult, kui ostate sellise purgikese, saate kalastada mitmel erineval moel. Täna tahan teile tutvustada largolanti. Largo on meil hetkel saadaval kahes suuruses, kuid juba valmistame ette kolmandat ehk see suurust. 30 ja 35 on meie pakkumises juba saadaval. Tänu sellele saame kohanduda nende kaladega, kes parasjagu meie püügikohas toituvad ning ka sellega, mis seal püügikohas leidub. Oluline on see, et need landid on saadaval ka 4 erineva maitsega, maitseta, juustuaroomiga, grillimaitselised ja küüslaugumaitselised. Tänu sellele saab iga kalamees valida endale sobiva maitse vastavalt eelistustele ja püüda just selle maitsega, mis talle kõige rohkem meeldib. Nüüd vaatame largot lähemalt. Largo on üsna lihtne uss, mida kasutada. Piisab sellest, kui see õigesti rakendada. Kinnitamise meetodit tutvustame teile ka meie kataloogis, mis asub aadressil libralures.com. Seal me ei näita ainult rakendamist, vaid anname ka nõu, kuidas valida õiged pea- ja konksu suurused, et selliste ussidega tõhusalt kala püüda. Aga mis on lahe, tegelikult pole siin vaja mingit suurt keerukust. Tavaline jigipea, mina eelistan wolframist, ogadeta konksudel ja saame edukalt püügikohti läbi püüda. Viska natuke ülesvoolu oma püügikohast, et uss saaks kerge raskusega kenasti vajuda ja tänu sellele saame edukalt püüda selliseid kalu nagu säinas, forell, vikerforell, aga tihti jäävad otsa ka muud erinevad kalad, näiteks sellistes jõgedes nagu oder. Ilma probleemideta saame sellise landiga püüda ka barbet. Ja nüüd vaadake largot, sellel on altpoolt kenasti kujundatud jalad ning kogu pikkuses sooneline seljaosa. See teebki nii, et tegelikult see lant, kui me anname sellele oma ritvaga mängu, meelitab kalu suurepäraselt ründama. Koos selle erilise materjaliga, millest see on valmistatud, on see ideaalne kombinatsioon erinevate kalade püügiks. Lisaks vaadake, kui veniv see on ja kui vastupidav mehaanilistele kahjustustele. Kohe jagan teiega ka nippi, mida teha, et selline lant näiteks troutarea püügiviisil töötaks probleemideta ainult tänu sellele, et me kerime lanti sisse. Siin on mul juba valmis pandud wolfram peaga konks, kärbsekonks, just neid ma eelistan, aga kõik selle kohta leiate, nagu mainisin, meie kataloogist ja vaadake nüüd. Tegelikult saame seda varustada 3 erineval viisil. Esimest kasutasin forellipüügikohtades. See on selle ussi tugev painutamine selliseks banaanikujuliseks. Tänu sellele, mida te kohe siin akvaariumis näete, hakkab see lant pöörlema ja keerlema. See on samuti väga hea meetod säinaste püüdmiseks. Niipea kui viskame oma landi vette ja hakkame oma nööri või tamiili kerima nii, et see oleks kogu aeg pingul, hakkab see uss ilusti põhjas õõtsuma ja meelitab just suuri säinaseid ründama. Aga me saame seda ussi varustada ka teisel viisil. Nimelt torkame konksu läbi samamoodi pea poolt, aga ajame selle läbi selja poolt. Nii tekib meil lamedam ühendus ja tänu sellele saame sama edukalt püüda nii säinast kui ka forelli. Ainult, et see töö on siis peenem, õrnem. Tänu sellele saame püüda ka ettevaatlikumaid kalu. Ja kolmas viis, üsna ebatüüpiline. See on üks väheseid Libra Luresi brändi peibutisi, mis võimaldab meil sellist kombinatsiooni kasutada. See tähendab varustamist teiselt poolt ehk siis ussi lõpust.
Nii saavutame täiesti teistsuguse landimängu vees. Ja nüüd näete siin ligikaudu Largo 30. Siin on väike ogata konks ja sellele lisaks wolframist pea. Siin pole mingit suurt keerukust. Seda sööta saame mitmel viisil rippida. Mina teen seda enamasti just nii. Ja see on valmis. Pole vaja peibutist liiga kaugele läbi torgata, et see liiga jäigaks ei muutuks. Iga kord, kui see peibutis põhja vastu lööb, töötab ta siin lisaks veel kenasti oma sabaga, isegi kui võib tunduda, et see nii ei ole. Ja mis on lahe, sellel peibutisel, nagu ma mainisin, on vähemalt 4 tõhusat varustamisviisi. Nüüd vaatame, kuidas see vees käitub. Ja kuulge, ma loodan, et jõudsite selle materjali lõpuni. Loodan ka, et teile meeldis peibutis nimega Largo. Pidage meeles, see on saadaval 2 suuruses, 4 maitsevariandis ja 20 tõhusas järeleproovitud värvitoonis. Testitud forelli, säina ja ka teiste kalade peal. Kui vajate rohkem teavet meie peibutiste kohta, siis kindlasti külastage meie veebilehte libralures.com. Seal on alati saadaval meie kataloog, kust leiate kindlasti vastused paljudele oma küsimustele. Lisaks kutsume teid meie Facebooki, Instagrami, TikToki ja X-i kontole. Kohtumiseni järgmises videos!